Hea on nii vaadata, kui kasutada kauneid ja mugavaid vannitubasid, kus kõik on paigas. Sellise maksimumtasemel lõpptulemuse teeb võimalikuks vaid väga põhjalik planeerimine. Tõsine eeltöö oma ala spetsialisti poolt. Nii on ka need efektsed kaktustega plaadid jõudnud just neile kõige sobivamasse koju plaadipunkti salongist. Vannitoad ja muud veega seotud ruumid elamises on kõige keerulisemad nii projekteerijale kui ka tavainimesele, sest siin tuleb nii palju asju ette mõelda. Kõik, mis puudutab kanalite vett, on kõige keerukam ja kallim ümber ehitada. Nii et kui planeerida vannituba või saunapesuruumi või WC-d, peaks mõtlema ette peaaegu kuni toodeteni välja. Sellest võib sõltuda see, kui kõrgel on seinas vesi või kanal või kus see asub. No näiteks, mis puudutab põrandat, mis tehakse kõige esimesena valmis, on trapid. Kas see trapp on seinaäärne või märjatsooni keskel on juba suur vahe. Tihti unustatakse ära ohutustrappid. Ohutustrapp on siis see, mis meid päästab, kui juhtub veeavarii, kas siis pesumasin ütleb üles või tõesti mõni toru läheb katki. Duši juures olev trapp võib-olla on hoopis klaaside taga ja ei aitagi. Nii et ohutustrapp ei pruugi omada kaldeid, seda võib panna suure plaadiga põrandale, aga tähtis oleks see, et ta oleks ujuv trapp, ehk siis ta sulgub ise, kui ta on kuiv ja ei hakka haisema. Ja tänasel päeval on olemas trappe, mis ei ole enam nii nähtavad. On võimalik katta see trapp sama keraamise plaadiga, millega on kaetud põrand. Saab valida ka klaasist katteid või metallseid katteid, kuidas keegi siis juba tahab. Ja eriti meeldivad kujundajatele seinaäärsed trapid, mis on diskreetsemad ja mis ei nõua ka alati väikest plaati põrandale. Tänasel päeval ikkagi armastatakse suuri keraamilisi plaate ja seinaäärne trapp võimaldab suure plaadiga põrandat lahendada. Muidugi peavad olema korralikud kalded. Poti asukoht on väga oluline. Poti puhul tuleb otsustada, kas see on põrandapott või seinapott. Paljud eelistavad seinapotti, põrandat on parem puhastada ja ta on elegantsem. Poti raam nõuab ruumi, aga see tekkinud aste on ka kujunduslikult tihti palju põnevam. Mulle meeldib lahendada seda poti astet koos valgussirmiga, kus tuleb varjatud valgus, või siis saab teha nišše, mis on valgustatud ja see teeb alati vannitoa põnevamaks. Üks asi, mida võib-olla paljud ei tea, et nähtav osa sellest raamist on loputusnupp, aga see nupp on väga konkreetselt seotud selle raamiga, nii et kui minna valima nuppe, siis peab jälgima, et oleks valitud ka sama firma, sama toote raam, mis sobib selle loputusnuppuga. Ja Geberitil on näiteks tänasel päeval olemas selline sööfiltriga loputussüsteem, aga siin peab jälle teadma, et sinna peab projekteerima juba elektritoite, sest ilma elektrita see ei toimi. Samuti need ise loputavad potid ei tööta ilma elektrita. See kõik eeldab varast planeerimist, projekteerimist, sest liiga hilja tulevad need mõtted, siis nad on juba võimatud teostada. Pottide tootmises on jõutud tänasel päeval servata pottideni, mis tähendab, et ei ole seda ülaserva, mille alla mustus koguneks. See on veel hügieenilisem kui varasemad variandid. Geberiti uue süsteemi seinaklapp on lihtsasti avatav. Lisades sinna puhastustableti, võimendab see poti isepuhastumisprotsessi veelgi. Potikaane vaikne sulgumine on elementaarne. Vannituba planeerides mina püüan jälgida, et märgtsoon oleks võimalikult tagapool. Ehk siis kui keegi pärast duši selle põranda tõesti märjaks jätab, siis teine inimene saab kasutada poti ja valamutsooni kuiva jalaga. Ideaalis on vannitoas muidugi olemas nii vann kui duš, aga tihti ruum seda ei võimalda. Nii et mõnikord ongi see vaidlus pererahva sees, naised eelistavad vanni, mehed eelistavad duši. Vannis saab ka duši võtta, selles mõttes see kombinatsioon lubab rohkem, aga kui ruum ei võimalda, siis tuleb dušiga leppida. Kui ma vanni valin, siis üks oluline moment, mida ma jälgin, on vanni sügavus. Üheks suureks lemmikuks on mul Akatori tooted, need on tõesti alati sügavad. Seal on mõeldud lausa spaaliku mugavuse peale, sest nad teevad massaaživanne, mis ongi spaadesse mõeldud.
aga siis tuleb ka tavainimesele mõeldud toode sama kvaliteediga. Ja akvatari vannide puhul ma tean, et nad kõik piisavalt sügavad, sest kui on tegemist väga madala vanniga, siis inimese keha jääb veest välja ja algab jahe. Seda momenti mõnikord ei osata märgata. Ja kas see vann on siis nüüd oma paneeliga või sisse ehitatud, siin on suur nuputamistöö, sest kui on sisse ehitatud vanniga tegemist, tuleb ikkagi mõelda tuulutuse peale, mis tähendab õhupilusid või luuke, mis ei ole alati kõige ilusamad ja mida on keeruline ilusasse kujundusse sobitada, aga ilma milleta ei saa. Üks asi funktsionaalne planeering ja sellest tulebki alati alustada, aga vannitoa välimuse teevad ikkagi seina kattematerjal. Ja kui on tegemist mitme sandsõlmega elamisega, siis ma püüan teha nii, et nad ikka oleksid kõik mingil määral omavahel seotud. Mingi idee, mingi stiil või midagi peab neid omavahel siduma. Samas on näiteks esimese korruse tualett just selline koht, mida ma nimetan korteri või kodu visiitkaardiks, seal käib ära iga külaline. Nii et seal võib mõnikord pedaali natukene tugevamini põhja panna. See võib olla selline väike üllatusmoment, sest selles ruumis ei olda liiga kaua. Nii et see jõulisem kujundus ei muutu väsitavaks. Samas iga inimene saab sealt väikse emotsiooni. Et see mõnikord mu lemmikteema. Midagi erilist leida sinna tualetti, kus käivad ka külalised. Ja kui ma otsin keraamilist plaati vannituppa, siis ideaaljuhul ma ootan armumist. Nii-öelda, et see keraamiline plaat tekitaks tõesti sellist õhinat ja elevust ka minus eneses. Ja oluline on ka see, kuhu seda efekti panna. Tihti on nii, et see väga efektne plaat on ka väga kallis. Nii et siis kavalam on leida sellele koht, kus ta ennast tõeliselt hästi välja näitab. Üks väga hea koht on vanni külgsein. Sinna ei tule kunagi nagisid, rätikuid ega muud kraami, nii et ta jääb alati nähtavale. Et see on üks ideaalne koht, kus siis välja mängida midagi erilist. Ja peabki jälgima, et see, mida näidata tahetakse, jääks ka nähtavale. Peegli taha pole mõtet panna kallist plaati, samuti nagide või ukse taha. Mulle endale meeldib kasutada kujunduses erinevusi seinte kaupa ja näiteks valge sandtehnika särab väga ilusasti mõne tumedama pinna taustal, et seda saab kenasti eksponeerida. Samuti eksponeerub kenasti dušiga sein, mis on ka tühi, aga siis see tagasein võiks seda ruumi täita. Kui ma valin plaati, siis ma olen väga järjekindel põrandaplaadi osas, mis ei tohi olla libe. Koduses vannitoas muidugi võib kasutada vaipu, aga ikkagi ma püüan leida sellist võimalikult ohutut varianti. Seal on raske leida seda kuldset keskteed, sest mida ohutumaks see plaat läheb, võib ta ka minna karedamaks ja seda on jälle kehvem puhastada. Leida nüüd see plaat, mis ei ole liiga kare ja liiga libe, mis oleks jalale ohutu ja kerge puhastada, ausalt öeldes ei olegi üldse lihtne. Ja eriti tähtis on see saunapesuruumide osas, et seal on see lausa ohtlik. Tihti on ka kujunduse inspiratsiooniks mõni konkreetne plaat, nagu näiteks need kaktuseplaadid seal Viljandi passiivmajas. Need plaadid käisid minuga mõttes kaasas, ma arvan, et rohkem kui aasta ja otsisid ja ootasid seda õiget kodu, sest jõuga pole mõtet kellegile peale suruda midagi, mis mulle väga meeldib. Aga selles kodus mulle tundus, et need kaktused said selle õige koha, kus ennast näidata. Ja sellist jõulisemat elementi tulebki väga ettevaatlikult tasakaalustada kogu muu asjaga, et mitte üle pingutada. Seal oli just mõte, et nišis valgusega tuleb skulpturaalne vorm paremini välja ja mustal seinal mustad kaktused olid täpselt seal pool. See on nähtav nii vannis lesides kui ka potilistudes. Kui ma otsin põnevaid faktuure, siis mulle väga meeldivad reljeefsed, loodust lähedased pinnad. Praegu on hästi moes ka puiduimitatsioon keraamilise plaadi maailmas. Kunagi olin ma väga selle vastane. Tänasel päeval suudavad tootjad teha juba nii ehedat plaati, et see on täiesti variant. Keraamiline plaat, kuigi ta on kauakestvam materjal kui tekstiilid ja tapeedid, käib samamoodi moevooludega kaasas üllatavalt kiiresti. Samas ei tohiks unustada, et see materjal jääb seina pikemaks ajaks ja need lahendused võiksid olla ajatumad.
praegu on väga hea mood, moes on looduslikud materjalid ja tänapäeva klinker imiteerib looduslikku kivi nii hästi, et see on kindlasti parem lahendus kui päris looduskivi, mida on väga halb hooldada. Ja need on tõesti väga ajatud lahendused, marmorid, graniidid, mis iganes toonides, suurepärane. Siis on hästi sümpaatsed on tekstiilifaktuurid, mis on tulnud keraamilise plaadi valikutesse ja ka nahk on veidi pretensiyoonikam, aga kõik sõltub kohast ja inimestest ja soovidest. Värvid on jälle tulnud vaanitubadesse, see on seotud praeguse retromoega, need värvid on väga põnevad, erilised, valgendatud, murtud. Nendega võib teha ka kauakestva lahenduse, kui just liiga üle ei pinguta. Kui inimene ise seda talub, mida ta teeb, siis palun väga. Ka mina olen selle vaimustuse juba läbi põdenud, on heksagonid. Ja mulle eriti meeldib, kui on heksagon, on ühevärviline heksagon lihtsalt suures pinnas ühtlasena. Aga tänasel päeval pakutakse väga erinevaid kirjusid, variante mustritega, kontrastseid, heksagone, suuri, väikseid. Et see mängumaa on tõesti lai, aga siin ma soovitaks ka pigem võtta üks sein ja mitte liiga üle pingutada. Mulle isiklikult ei meeldi valamu kohal ülakapid, nii et ma eelistan lihtsalt suurt peeglit ja valamu frondi kõrval näiteks kõrget kappi, kuhu mahub siis ära kogu pere asjad. Ja peegli puhul on üks hea nipp, kui peegel plaatida näiteks keraamilise plaadiga samas tasapinnas seina, siis võib sinna taha panna peegli kütte, mis lülitub üldvalgusega sisse ja sel juhul ei lähe peegel uduseks. Vannitoas on väga keeruline teema elekter ja valgustus. Sellepärast keeruline, et see on niiske ruum veega ja vesi ja elekter koos moodustavad ohu, mida tasub tõsiselt võtta. Vannitoa valgustuse märksõnaks peaks olema niiskuskindlus. Seda kõikide valgustite osas, nii nende osas, mis on laes, kui ka peegli kohal või kus iganes. Tavaolukorras on vannitoa lagi alla toodud. See on juba sellepärast vaja, et üldjuhul liiguvad ventilatsioonitorud läbi sandsõlmede, sest vannituba ei vajagi nii kõrget lage. Tasub teada, kus need torud on, sest väga tihti need torud ja süvistatud valgustid kipuvad omavahel kohtuma ja valgustid ei mahu ära. Kus on tegemist katuslaega, ehk siis laega, mis on soojustatud, siis sinna tegelikult ei ole hea süvisvalgusteid panna, kuigi see on võimalik, aga ohutum oleks lahendada see laepealsete valgustitega. Kuigi ma eelistan valgustada ruume LED-valgusega, siis vannitubades, WC-des ma eelistan tänase päevani halogeeni. Ja põhjus on selles, et halogeeni valgus paneb sandtehnika tõeliselt särama. LED-valgus on natuke vähem ruumiline. Aga halogeeni puhul peaks ka teadma, et siin on olemas 2 varianti. On olemas tavavooluga ilma trafota süvisvalgustid ja 12 voldi pealt trafoga. Ja nii kummaline, kui see ka ei tundu, siis 12 voldi pealt trafoga samasugune süvisvalgusti annab oluliselt rohkem valgust. Et seda oleks kasulik teada. Kui nüüd rääkida niiskuskindlusest, siis kui on tegemist lahtise dušinurgaga, siis mina alla IP65 niiskuskindlusega, pritsmekindlusega valgusteid ei julge panna. Kuigi tegelikult on see vajalik ainult seal duši kohal, aga tihti on need valgustid ju korraga nähtavad, siis on mõtet panna kõik juba ühesugused. Kui vannitoa kujunduses panustada ühele efektsele plaadile, siis soovitakse seda panna tõesti vähemas koguses ja ei peaks kartma väga tagasihoidlikku taustaplaati. Nii mõnigi inimene on peljanud sellist lihtsat suurt valget plaati, et tundub, et see jääb äkki igav. Pigem olen ma siis põhjendanud sellega, et ühes ruumis saab olla ainult üks kuninganna ja teised peavad olema kammerteenrid. Et selleks, et mingi efektne asi mõjuks, siis peaks tal andma ruumi mõjuda ka. Nii et see on ka niipidi kasulik, et kallim materjal, seda saab olema vähem ja tagasihoidlikum taust saab olla soodsama hinnaga. Vannitoa kujunduses sõltub väga palju teostajast. Kui on väga lihtne odav plaat ja hästi seina pandud, siis silm puhkab peal ja võib-olla ükskõik kui kallis uhke plaat, kui see on halvasti teostatud, siis seda ei kannata vaadata. Et see on küll üks suur riskimoment.
mis kõige paremini reedab halva töö, on muidugi välisnurgad ja kui on tegemist astmetega, nišidega, põneva lahendusega, siis neid välisnurki on seal tavaliselt vannitoas rohkem kui üks. Ja eksklusiivsema plaadiga kirjutame alati projekti, et välisnurgad faasida nurga all ja ühendada ilma liistuta. Aga on ka olukordi, kus tuleb liistu kasuks otsustada, kui plaadid on suured, nendele väike kõverus või kui nad on niivõrd õrna glasuuriga, et faasimisel lähevad katki. Vuugid võiksid olla võimalikult kitsad. Tänasel päeval on EPO-vuuk olemas, mis ei võta mustust sisse, nii et on kauakestev ja ilus lahendus. Tasub panustada heale teostajale. Neid välisnurga liiste on ka erinevaid. Korralik liist paigaldatakse plaadi alla, nii et see tuleb valida ikkagi enne, mitte pärast. On olemas metallseid, kroomiseid, kuldseid, värvilisi, ka looduskivi imitatsiooniga nurgaliiste, nii et kui valida hoolega, võib see tulemus ikkagi olla täiesti ilus.